Me oleme kõigis oma senistes lugudes rääkinud tervislikust toitumisest ja rõhutanud seda, kui oluline on taimsed toiduained meie jaoks. Teraviljatooted, kartul, köögi- ja puuviljad, marjad. Kas see tähendab, et teistest toiduainegruppidest olevaid toite pole üldse tarvis süüa? Mina olen Mari-Liis Ilover ja vaatame täna, kuidas asjalood tegelikult on. Teeme ühe asja kohe selgeks. Ei ole olemas kahjulikke ega kasulikke, tervislikke ega ebatervislikke toite. Kõik sõltub kogustest ja söömise sagedusest. Tähtis on, et toidulaud oleks mitmekesine. Need toiduained siin on osa mitmekesisest toitumisest. Selleks, et su organism saaks vitamiine ja ka vajalikke kiudaineid, oleks vaja süüa neid vähemalt 5 peotäit päevas. Kas sinu arvates ei ole siit midagi puudu? No nii meeldib mulle juba palju rohkem. Lisaks aedviljadele on oluline tarbida ka piima ja piimatooteid. Näiteks klaasist piimast või keefirist saad juba 1/3 päevasest vajalikust kaltsiumi kogusest. Lisaks leidub siin muidugi B12 vitamiini, kaaliumi, magneesiumi ja muid vajalikke aineid. Tead, siit on ikka veel mõned asjad puudu. See laud on veel tühi, sest tasakaalustatud toitumise jaoks on väga olulised ka need toiduained. Kala sisaldab su organismile väga olulisi D-vitamiini ja omega-3 rasvhappeid, mis aitavad hoida kolesterooli tasakaalu normis ja lisaks on head ajule, südamele ja ka teistele organitele. Aga kana on vajalik, sest sisaldab rohkelt organismile vajalikke valke. Lisaks saame kanast ja lihast ka hästi omistuvat rauda, mis aitab hapnikku viia kõikide keharakkudeni. Lisaks saame neist ka B-grupi vitamiine ja teisi mineraalaineid. Ja rohkelt valku leidub ka munas. Nüüd hakkab juba pilt kokku saama, kas pole? Nõus, siin on esindatud toiduained kõigist vajalikest gruppidest, aga lisa ka pähkleid ja seemneid kindlasti oma igapäevasesse menüüsse. Nii 1-2 supilusikatäit. Pähklitest ja seemnetest saad vajalikke mineraalaineid ning B-grupi ja E-vitamiini. Viimast on vaja rakkude vananemise pidurdamiseks ning verele ja veresoontele. Mida mitmekesisem pähklite ja seemnete valik, seda erinevamaid mineraalaineid siit saad. Ja nüüd teeme ühe maitsosalati, mis sisaldab toiduaineid kõigist neist toidugruppidest. No nii, ja tundub, et ongi meil kõik valmis maitsva salati tegemiseks. Esimeseks paneme siia salatisse ühe mõnusa kuhila värsket spinatit. Ja spinatile hakkamegi nüüd ehitama üles salatit, mille koostises on keedetud kruubid. Ja nüüd on aeg panna salatisse suitsukala. Seda võib laduda ka niimoodi mõnusasti vaba käega siia. Nüüd on jäänud salatisse meil veel lisada keedetud muna. 4 keedetud munast peaks täiesti mõnusasti piisama. Nii, jätkame värskuse teemadel. Nüüd on veel tomatid salatisse panna. Päevalilleseemneid ja kõrvitsaseemneid. Aga midagi on meil siit veel puudu ja küllale liiga ei tee. Natukene läheb siia ka riivitud parmesani juustu. Ja ongi peaaegu valmis. Igatahes näeb juba super hea välja, aga ühel õigel salatil käib ju juures ka salatikaste. Nii et ma teen nüüd ka selle salatikastme. Selleks võtan ma 5-6 supilusikatäit oliiviõli, 2 supilusikatäit valgeveiniädikat, supilusika jagu mett veidi ja särtsuks natuke sinepit. Siis veel sutsuke soola ja musta pipart. Ja nüüd ma vispeldan kõik selle kokku mõnusaks emulsiooniks. Nii, ma maitsen korraks, kas kõike on siin parajalt. Super. Nii, nüristame seda kastet siia salatile. Niimoodi mõnusasti.
et ta läheks igale poole ja ta valguks siin koostisainete vahele kuni spinatini välja. Ja teate, lauale tõstmiseni ma ausalt öeldes seda salatit väga ei segakski, sest ta lihtsalt näeb nii kihvt ja kihiline välja niimoodi. Aga meie tore salat ongi nüüd valmis. Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi osadest toidugruppidest võiks toiduaineid süüa veidi väiksemas koguses, ei tähenda see, et see toiduainegrupp oleks kuidagi vähem oluline. Segatoidulise inimese toidulaual võiks olla nii kartul kui teraviljatooted, nii köögiviljad kui puuviljad ja marjad, nii liha, kala, kana ja muna, piimatooted ning seemned ja pähklid. Ja kui muud moodi ei saa, siis mõnikord võib endale napsata ka palakese, magusa snäksi või midagi eriti head püramiidi kõige tippmisest osast.